Ja seepärast on meil hästi hea meel kutsuda kogemusi jagama meie Võru projektimeeskond ja kõigepealt Anita Kikas, kes on Võru linnavalitsuses haridus- ja kultuuriosakonna juhataja. Anita on öelnud, et see töö- ja palgakorralduse teema on talle päriselt hingelähedane ja seepärast on ta ka saanud endale võtta südameasjaks seda projekti juhtida Võrus. Ja tal on endal aastatepikkune kogemus ka klassiõpetajana, kus arenedes õpetajana ja ka muutuvat õpikäsitlust rakendades ta tõesti ka isiklikult tundis, et vanal viisil jätkata ei ole enam võimalik. Ning seetõttu on ta väga rõõmus selle teekonna üle, mis neil on saanud olla Võrus. Vahepeal tuletan meelde, et meil on ka selline võimalus nagu menti, et pange seda tähele. Ja aga räägi Taavist meile ka veel, jah? Jõuad. Mulle tundus, et mentit ei taheta väga kasutada, sellepärast ma tahtsin selle remargi ära tuua. Aga Taavi on tõesti 6. aastat Võru Kreutzwaldi kooli juht ja muutuste praktik. Ja suurimaks väljakutseks oma töös peab ta kooli juhtimist, nii et jõutakse sõltumata erisustest iga lapseni ning kinnistuks suhe oma juurtega. Aga palun! Tere tulemast Võrru! Jagame teiega oma teekonda õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamisel. Me võtsime selle teekonna ette, sest saime aru, et kontakttunni põhine lähenemine oli muutunud takistuseks nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamisel. Kuni 2022. aasta lõpuni lähtuti õpetaja töö tasustamisel iga tegevuse hinnastamisest. Kontakttunnid, asendustunnid, klassijuhatamine, kõik muud ülesanded, kõigel oli oma hind. Iga tegevus, mis jäi väljapoole kontakttundide andmist, oli otsekui lisatöö, mille eest maksti lisatasusid. See tekitas olukorra, kus õppeaasta eel oli õpetajate seas otsekui olelusvõitlus, kes kui palju tunde saab. Rohkem tunde oli rohkem raha, aga ka rohkem aega tundide ettevalmistamiseks ja vähem aega niinimetatud mitterahastatud tegevusteks. See omakorda soodustas õpetajate läbipõlemist. Seejuures tekkis Võru linna koolides olukord, et õpetajad ei soovinud olla klassijuhatajad, sest selle töö eest saadav tasu oli liiga väike. Ehkki õpetaja põhitöö on seaduses sätestatud väga selgelt, õpilase arengu toetamine ja oma ametialaste oskuste täiendamine, keskenduti õpilase sooritusele ja fookus oli kvaliteedi asemel kvantiteedil. Seega pidime sarnaselt teiste omavalitsustega lahendama probleemi, kus õpetajad ei tajunud enda tööd kui tervikut ning lõpptulemusena kannatasid õppekvaliteet ja õpilane. Otsisime lahendust, kuidas efektiivsemalt kasutada riiklikku õpetaja tööjõukulu toetust, seejuures väärtustades õpetaja tööpanust nüüdisaegsel viisil. Soovisime luua palgakorralduse alused, mis väärtustavad õpetajat ja tema tööd ning annavad võimaluse diferentseerida õpetaja töötasu vastavalt panusele, samal ajal kasutades õpetaja tööjõukulu toetust efektiivsemalt. Seetõttu kasutasime võimalust ja kandideerisime 2022. aastal pilootprojekti õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine. Tänu projektile saime süsteemset tuge selleks, et analüüsida kehtivat töö- ja palgakorraldust Võru linna koolides ning mõtestada lahti õpetaja tööülesanded. Kaasasime töögruppi koolijuhid
ja õpetajate esindajad ning linnavalitsuse spetsialistid valdkondade üleselt. Konstruktiivset avatud koostööd muudatuse õnnestumise nimel tegid haridus, juriidiline ja finantsvaldkond. Väga oluline oli poliitiline toetus. Tundsime suurt tuge projektiseminaridest, mentorite ja ekspertide nõuannetest ning koostöös teiste omavalitsustega. Lisandväärtuseks oli see, et töö- ja palgakorralduse mudeli arendamise protsessis arenesime ise meeskonnana. Me nüüd proovime siis siin ühte mikrofoni niimoodi kahekesi jagada. Nii, koolijuhina ütlen korraga selle soovituse ära või selle peegelduse, et mul on hästi hea meel, et see teekond võeti ette omavalitsus tervikuna, et ühe kooli kaupa on seda nagu päris keeruline teha. Võib lõppeda lihtsalt kellegi töö otsa saamisega, aga kui seda tehakse tervikuna omavalitsuses kõikides koolides, siis võib asi õnnestuda. Ehk siis 1. jaanuar 2023 läksime meie siis üle Võru linnas, Võru linna koolides, 2 suures koolis, Võru kesklinna kool ja Võru Kreutzwaldi kool, õpetajate uuele siis lähenemisele, õpetajate töö- ja palgakorraldusele. Esialgne plaan oli muudatustega pihta hakata tegelikult 2023. aasta septembris, aga mõistlik oli meil tulla tegevustega 9 kuud ettepoole ja ära kasutada see momentum või see hetk, kus siis õpetajate aasta algusega tuli siis õpetajate suur palgatõus. See võimaldas, ma ise tagantjärgi hindan, oluliselt valutumalt üle minna ja süsteemi vahetada. Kellegi palk ei vähenenud, aga tõusud olid õpetajate lõikes väga erinevad. Ehk siis, täna on meil Võru linnas selline süsteem, 2 õpetaja palgataset, klassiõpetajad ja aineõpetajatest klassijuhatajad 1 palgaga ja puhtad aineõpetajad siis 2 palgaga. Sellisel loomuliku arengu käigus on tekkinud tegelikult ka 3. palgatase või selline diferentseerimisfond või diferentseerimismudel. Me maksame lisatasu või siis kõrgemat tasu näiteks ainesektsioonide juhtidele, kooliarendusrühmade juhtidele, uute töötajate mentoritele, loovtööde juhendamiste eest. Meil oli alguses nagu selline teoreetiline tahtmine, et äkki me saame nii, et meil ei ole üldse erisusi, aga meie tolles hetkes nii ei saanud ja täna ma ütlen, et see on täitsa nagu okei. Lisaks siis sellisele palgatasemetele on siis muutusid nagu lähenemised, ehk siis meie arvutame täna koormust niimoodi, et 1 tööpäev on 0,2 koormust. See on selliseks baasiks. Klassiõpetajate või siis 1–4 siis Kreutzwaldi koolis, nende õpetamine, seal toimus selline suur kvaliteedihüpe meie enda tunnetuse järgi, ehk siis klassiõpetaja on oma lastega iga päev kella 8 kella 2-ni, sõltumata tema kontakttundide arvust ja see ongi tema 1,0 ametikoht ja seda tööd ta teebki. Ja meile tundub, et see töötab päris hästi. Lisaks siis igasugused koostöötamise ajad ja kokkulepped siis vaheaegadeks, kus kohas meil on nii koostöötamispäevi kui kodus enesetäiendamise päevi kui puhkepäevi, kõiki variante, need tuleb lihtsalt ette kõik kokku leppida. Tavapäevadel, kui kontakttunnid on läbi, siis nendel päevadel, kui on koostöötamise ajad, siis sinna püüame nii, et juuksureid ja maniküüre ei panda ja on koostöötamise aeg, aga on päevad, kus kohas siis peale kontakttundide lõppu saab iga õpetaja ise valida, kus ta siis oma tööd nagu edasi teeb, on see siis koolimaja või kodu või kohvik, et ise valivad.
Selle süsteemi muutusega täna ma tunnetan nagu seda, et on paranenud see, et meil on juba natukene konkurentsi klassijuhatajate osas, me leiame uuesti klassijuhatajaid, algklassides õppe korraldamine on oluliselt loogilisem, parem, kvaliteetsem ja õpetajatel on selline kindlustunne tekkinud oma töötasu osas, oma töö põhimõtete osas. Pilt on oluliselt selgem kui veel mõned aastad tagasi. Eelmisel õppeaastal suunasime õpetaja palgamudeli arendustöö teraviku õpetaja väärtuspaketi kujundamisele ning sellele, milliste kriteeriumide abil saame märgata ja rahaliselt motiveerida õpetajaid, kes töötavad silmasäraga. Otsisime täiendavat diferentseerimise võimalust eeldusel, et diferentseerimine ei võrdu lisatasu maksmisega ning toetab pühendumist, professionaalsust ja teisi kvalitatiivseid näitajaid, mitte ei lasku kvantiteedile. Jaanuarist aprillini käis koos koolide ülene töögrupp, kuhu kuulusid koolide juhtkondade esindajad, õpetajate esindajad Võrumaa Haridustöötajate Liidust, koolide hoolekogudest, hariduskomisjonist ja volikogust. Märkimisväärne on see, et meie väärtuspaketi arutelu esimene kohtumine jäi perioodi, kui õpetajad valmistusid üleriigiliseks streigiks. Õpetaja väärtuspaketi luues analüüsisime õpetaja kutsestandardit ning püüdsime saada selgust, milliseid õpetaja tööülesandeid on võimalik hinnata kindlaks määratud kriteeriumide alusel ning milliste tööülesannete täitmine on pigem tajutav. Otsisime vastuseid küsimustele, millised on õpetaja tööhüved, mida õpetaja vajab, et teha oma tööd pühendunult ning tunda end väärtustatuna. Millised on õpetaja järelkasvu tagamise võimalused? Töögrupp tõi välja, et Võru linnas on hea õpetajana töötada, sest meil on kaasaegne töökeskkond, koolipidaja väärtustab õpetajat, õpetajal on paindlik tööaeg, õpetaja saab keskenduda oma õpitud erialale, õpetaja saab teha põhitööd ühes majas. Samas kirjeldati väljakutsed, millega on vaja tegeleda töökeskkonnas saavutatud taseme hoidmiseks ja parendamiseks. Oleme väärtuspaketti edasi arendamas, lähtudes õpetaja kompetentsimudelist, et siduda töö- ja palgakorralduse mudel ja väärtuspakett ühtseks tervikuks. Nii, me oleme siis tänaseks rakendanud seda uut lähenemist sisuliselt 2 aastat. Et see on just selline paras ja piisav aeg selleks, et teha esimene suurem kokkuvõte või vahefiniš ja aru saada, mis asjad on tööle läinud ja mis asjad vajaksid veel kohendamist. Nendeks kohendamisteks, muudatusteks ja ümbermõtestamisteks on tulnud sisendit ja tuleb jätkuvalt nii õpetajatelt, koolide juhtkondadelt kui ka koolipidajalt. Et see on selline koostöine protsess. Samas on konsensus olemas selles osas, et me oleme ära valinud suuna ja lähenemise, kuidas me õppe korraldamisele läheneme ja sealhulgas siis ka töö tasustamisele läheneme. Konsensus on ka selles osas, et see 2 aastat tagasi kehtestatud süsteem või rakendatud süsteem ei ole kivisse raiutud ja seda tuleb vastavalt vajadusele muuta. Kindlasti ootab meid ees rida ebamugavaid, kohati valusaid muudatusi, aga seda selleks, et meie eesmärgid koolidena oleksid parimal moel täidetud. Ja samal ajal meie töötajad motiveeritud, koostöised. Täna on meil laual palju erinevaid teemasid, näiteks sealhulgas kas ja kuidas rühmades ja kui suurtes rühmades õpetada, kuidas hoida klassid täitununa,
kuidas tunniressurssi kõige paremal moel kasutada ja kuidas seda kõike teha nii, et säiliks ja võimenduks kooli eripära. Seal kõrval on veel üks kiht, mis on päris oluline, et kuidas nende muutuste käigus säiliks piisavalt autonoomiat ja paindlikkust nii koolijuhile kui õpetajale. Kõik täna saavad aru, et sellist soovi eelarve järgi elamist ei ole, polegi nagu olnud ja seda ka ei tule ja me otsime pidevalt sellist koostöist piiri koolipidaja, koolijuhi, õpetaja autonoomsuse ja paindlikkuse vahel. Seda on täitsa võimalik leida, aga selleks tuleb pingutada. Nii, nüüd see slaid, need ei ole nüüd õpetussõnad, see on nagu meie kogemus, ja siin ei ole üldse ambitsiooni kedagi õpetada, et pigem see, et need asjad, need on meie märkamised ja kui neist kellelegi abi võiks olla, et vähem ämbreid läbi kolistada, siis on hästi. Edukad, mulle meeldib üks Peep Vainu ütlemine, et edukad on need, kes suudavad tegeleda ebamugavate teemadega. Et töö- ja palgakorralduse kaasajastamine kahtlemata üks nendest teemadest on. Et selleks, et see muudatus oleks püsivalt edukas, on meeskonna loomine ja kaasamine hädavajalik. Ma olen tänulik Tallinna Ülikooli ja Tulevikukoolile, kus oli võimalus meil mõned aastad tagasi Kreutzwaldi kooliga olla, kus me siis õppisime edukate muudatuste elluviimist. Sellest oli kasu ja sest et seesama eduka muudatuse need hädavajalikud läbimise etapid, see dialoog, tähtsuse loomine ja tähenduse teke, need tundub, et need tõesti töötavad. Ehk siis see dialoog, mis peab olema nii õpetajate, kooli juhtkondade kui pidaja vahel, selleks, et kõik saaksid aru, millest räägitakse ja kuhu tahetakse jõuda. Kõik peavad sellest ühtemoodi aru saama. Et kui hästi läheb, siis muutubki see teadmine kõigi jaoks ühtseks ja tähtsaks ja see loob eelduse tähenduse tekkimiseks. Et kui neid muudatusi tehakse rutakalt kellegi teise jaoks või ainult jõupositsioonilt, siis suure tõenäosusega sellest head nahka ei tule. Kellele kurb, kellele hea uudis on see, et ei ole olemas valmis lahendust, mida üle võtta ja rakendama hakata. Igal omavalitsusel ja koolil tuleb välja töötada selline lahendus, mis arvestab nii teiste praktikaid kui kohalikku konteksti. Me kõik oleme oma arenguteel erinevates kohtades ja see on täiesti okei. Oluline on pihta hakata ja teele minna. Kreutzwaldi koolis ja Võru linnas rakendatu võib samal ajal tunduda 10 aastat teemaga tegelenu jaoks pisku, aga veel startimata kooli jaoks arvestatav samm. Välja töötatud lahendus peab olema rakendatav mõistliku pingutusega. Näilist lahendust või teeme kõik korraga korda lahendust ei ole mõtet välja töötada, siis me tegeleme enesepettusega. Kui asjad ei liigu loodetud kiirusel, siis järelikult tuleb dialoogiga erinevate osapoolte vahel jätkata. Järelikult kõik ei ole teema tähtsusest piisavalt aru saanud ja selleks tähenduse tekkeks ei ole lihtsalt pinnast. Õppe korraldamise ja sealhulgas siis ka õpetajate töö- ja palgakorralduse temaatika ei ole projekt, mis lõpeb mingisuguse korra kehtestamisega. Et mulle meeldib öelda, et see on pigem seisund, et see ei saa mitte kunagi otsa. Ja tegu on hästi pikaajalise ja põhimõttelise muudatusega. Sellest peavad kõik aru saama, et kui aastakümneid on töötatud ühtede põhimõtete järgi, siis ümbermõtestamine ja ümberhäälestumine võtabki aega. Et füüsikaseadused kehtivad ka siin, mida raskem keha, seda laisem, ehk et võime säilitada senine olek on suurem. Et meie tarkus on seda teada ja nügida seda Titanicut soovitud suunda, alustada võiks sellest, et ammutada teistelt kogemust, nii head kui halba. Ja me siia
lõppu lihtsalt panin ühe lause, mis seda ettekannet tehes kuidagi kirja sai ja siia lõppu ta niimoodi jäi, ette lugema ei hakka. Nii, aitäh! Aitäh teile! Kiire küsimus selline, et aga kui aineõpetajal on see klassijuhatamise ülesanne, aga tal see ülesanne ära kaob, kuidas te siis selle palgateema lahendate nüüd? Me oleme lahendanud selle praegu nii, klassijuhatamine on lisatasu. Kui õpetaja lõpetab 9. klassiga oma klassi, siis ainult parimad saavad 5. klassi klassijuhatajaks tagasi. Ja teine küsimus tuleb siit nüüd sellest, et kui igal pool kärbitakse, samas on öeldud, et haridusvaldkonnas kärbet ei ole, et püütakse seda hoida, et ressurss on piiratud ja ma saan aru, et te tahate süsteemiga edasi minna, uuendada, aga mis on see fookus, millele te rõhu panete, kui nüüd lisaraha ei tule, et peategi olemasoleva potiga hakkama saama, aga mis on see fookus nüüd järgmised aastad, mille peale? Jaa, et nagu siin ettekandest läbi ka kumas see, et me tegelikult oleme oma finantsmudelile taaskord pilgu peale heitnud või hetkel ongi see töös ja need alusväärtused, mis meil nagu on välja kujunenud, need peavad jääma, et mõtestamegi taaskord ümber, et kuidas see hea jääb ja mida me siis natuke muudame. Aitäh! Saalist tulnud küsimused edastame teile ja te saate veel kirjalikult vastata. Aga aitäh! Aitäh!